Selles videos räägin homopaatilistest ainetest, mida kasutada külmetuste, viiruste ja gripi puhul. Aine number 1 on akoniitum ning seda kasutatakse just akuutse haiguse algfaasis, siis kui esimesed sümptomid hakkavad tekkima. Seda ainet iseloomustab kiire kulg ja rahutus. See aine on ka peamine õnnetuste aine, kuid külmetuse võtmes võib see ainepilt peale tulla siis, kui inimene on külma, kuiva tuule käes viibinud. Ta tahab juua külmi jooke ning kui laps ei ole palaviku tõttu piisavalt pissinud, võib ka seda ainet kaaluda. Järgmine on belladonna ning see on peamine kõrge palaviku aine ning palavik on tõusnud väga kiiresti väga kõrgele. Belladonna on kuum ja ta põsed on punased, kuid käed ja jalad on külmad. Ning kui tal on valud, siis on need pulseerivad, näiteks peavalu. Palavikuga ta silmad säravad ning see aine on ka palaviku deliiriumite aine. Halvem kipub olema neljapaiku õhtul. Ta soovib juua hapusid jooke ning ta tahab sidrunit. Arseenikumalbumit iseloomustab ärevus ja suur nõudlikkus. Ta on külmetav, kuid pea kuumab. Ta joob lonksude kaupa, natukese haaval. Väga tihti kasutatakse seda ainet kõhuviiruste puhul, kui inimene oksendab ja tal on kõht väga lahti. Ta tahab saada sooja ja sooja jooke. Ning mis puudutab nohu, siis ta tatt on vedel ning ta aevastab tihti. Gelseemiumit iseloomustab nõrkus ja rasket silmalaud. Kogu pea tundub raske, nagu pead ei jaksagi üleval hoida. Gelseemiumil on külmavärinad, mis liiguvad mööda selgroogu. Kuigi sellel ainel puudub janu, on tal parem pissimisest ja higistamisest. Briooniat iseloomustab kõrge palavik ja tumepunane nägu. Ta tahab saada rahu ning teda ärritab tohutult see, kui ta peab kellegagi rääkima, mingitele küsimustele vastama või ennast liigutama. Tal on hästi suur janu ja ta joob suure koguse vett korraga ära. Kuigi tal on halvem liigutamisest, on tal parem survest. See tähendab seda, et kui köhides lööb valu näiteks rinnakusse, siis ta köhimise ajal surub käega rinnakule. Eupatorium on tõsine gripiaine ning seda iseloomustab kondivalu, kõrge palavik ning tal on halvem liigutamisest. Ta tahab juua külma ja võib-olla ta soovib süüa jätist. Ferrum foss on madala palaviku aine. Põsed õhetavad, kuigi ta ise on kahvatu. Tal on nõrkus ja ta on pigem aneemiline aine ning tal on parem puhkamisest. Sulfur on suur vindumiste aine, siis kui haigus ei taha otsa saada ning seda iseloomustab madal palavik ning põletavad, kuumavad limaskestad. Sulfuril on halvem pesemisest ja selle tõttu väldib ta pessu minemist. Fosforus ei taha olla üksi ja selle tõttu tahab ta lähedust ehk seltskonda. Tal on palavik ning ta nägu õhetab. Ta on ärevil aine ning selle tõttu ta ei taha ka üksi olla. Tal on janu väga külmade jookide järele ning kui tal on kõhuviirus, siis oksendab ta selle vee välja kohe, kui see on tal kõhus üles soojenenud. Allium cepa on suur nohuaine ning tatti jookseb nagu kraanist vett. Haaratud on nii nina kui silmad, mis kipitavad. Tema tatt on nii söövitav, et ninaalune muutub punaseks. Soe tuba teeb olemise halvemaks ning nina võib minna kinni. Värske õhk aga teeb olemise paremaks. Allium cepa aevastab palju ning haigus on suunaga alumiste hingamisteede suunas ja näiteks nina sees on marrastuse tunne ja köhides kõri võib valutada. Tuujat kasutatakse väga tihti just külmetuse algfaasis, kui haaratud on siinused. Seda ainet iseloomustab paks rohekas kollakas tatt. Kui valu on ühes punktis, on selline tunne nagu naela lüüakse sisse. Peavalu võib tekkida just ette kummardades ning valu võib laieneda näo vasakusse poolde.
Nina nuusates võib valu aga lüüa hammastesse. Merkuurius on suur lümfisõlmede aine. Tal võib olla nii sinu siit-kõrvapõletik kui ka mandlipõletik. Seda ainet iseloomustab halb hingeõhk ning suur süljeeritus. Seega hommikul ärgates võib ta padimärg olla. Merkuurius on ka inimtermomeeter ehk tal on üks kindel temperatuur, mille juures ta ennast mugavalt tunneb. Kui hakkab temperatuur natukenegi alanema, hakkab tal kohe külm. Või kui hakkab temperatuur natukenegi kõrgenema, hakkab tal kohe palav ning ta hakkab higistama. Nuksvoomikat iseloomustab kõrge palavik ning tal on väga külm. Ta võib panna nii palju erinevaid tekke ja riideid endale peale, kuid tal on ikkagi väga külm. Huvitav asi on see, et nina-kõrva tagune piirkond võib tal sügeleda. Ta on väga ärritunud ja kannatamatu ning tal võib olla tunne, et kõik tema ümber on lollid. Öösel kipub olema nina kinni ning ta keerab ennast küljelt küljele ning kinni läheb just see pool, mis külje peal ta lesib. Ärgates on tal aga selge eritis ninast. Nuksvoomika on väga ärritunud aine ning teda ärritab müra, lõhnad ja valgus. Rustoks on väga rahutu aine. Ta ei leia endale ühtegi mugavat asendit ja selle tõttu ta kas kargab iga natukese aja tagant püsti või vahetab oma asendit. Ta kael on kange ning lümfisõlmed paistes. Tal on parem soojast ning halvem külmast. Heparsulfur on suur põletike aine, eriti just siis, kui on mädased põletikud. Näiteks kui on haaratud kurgumandlid või on kõrvapõletik või on haaratud hoopis alumised hingamisteed. Tal on halvem külmast ning parem soojast ja ta tahab juua sooja jooke. Ning tal on külm ning selle tõttu ta on alati üleni kaetud riietega ning kui mingi kehaosa paljastub, tunneb ta ennast väga halvasti. Võib juhtuda, et neelamisel lööb kurguvalu kõrva ning seda ainet iseloomustab väga lühike süütenöör. Lakeesist iseloomustab vasakpool, mis tähendab seda, et kui tal tekib kurguvalu või nohu, algab see just vasakult poolt ning võib liikuda vasakult paremale. Kurguvalu on tal parem tahke toidu neelamisest ning halvem on tal salli kandmisest või kõrge kaelusega pluusidest. Ta ei kannata, kui keegi tema kõri katsub ning ta ei taha ka liibuvaid riideid kanda. Haige koht kipub olema lillakas, näiteks limaskestad, ning ta tahab juua külmi jooke. Lykopoodium on parema poole aine, mis tähendab seda, et kui tal näiteks kurk valutab või on nohu, algab see paremalt poolt ning võib liikuda paremalt vasakule. Halvem kipub tal olema õhtupoolikul 4 ja 8 vahel. Talle meeldib väga magus ning selle tõttu ta võib soovida sooja magusaid jooke juua. Pulsatillat iseloomustab paks kollane tatt. Ta on nutune ning ta vajab palju lohutust ja kaastunnet ja poputamist. Tal on parem värskest õhust. Pulsatilla on muutlik aine ning kui tal näiteks hommikul võib olla lahtine köha, siis õhtul võib tal olla kuiv köha. Naatriummuriaatikumi iseloomustab aevastamine ning algfaasis on tal nina kinni ning tatt ise on läbipaistev. Tema lõhna ja maitsemeel võib olla kadunud ning huulte ümbruses võib olla ohatist ning tema huuled võivad olla pragulised. Naatriummuriaatikumil on halvem poputamisest. Talle ei meeldi lohutamine ega kaastunne. Ta tahab tunda, kuidas ta saab kõigega ise hakkama. See oli kokkuvõte erinevatest homopaatilistest ainetest, mida kaaluda külmetuse ja viiruse ja gripi puhul. Ning kui ei ole päris kindel, milline nendest ainetest võiks sobida või kas äkki sobib hoopis midagi muud, siis tasub alati homopaadi poole pöörduda ning nõu küsida. Loodan, et sellest infost oli abi.